Testin, töötab. Tere, minu nimi on Grete. Hei, mina olen Kirke. Hei, mina olen Viivika. Hei, ma olen Jaak. Hei, ma olen Aleksander. Me siin mõtlesime, et me jääme oma team building üritusele hiljaks, aga selgus, et meie tiimi juht istub siin väga rahulikult ja chillib. Presekas on tema käes ja me peame teda ootama, et liikuma hakata. Me läheme supitama. Jaa! No, kas midagi põnevat juhtus ka või? Ei, ma ei oska ühtegi hetke kommenteerida. Märjad juuksed. No tegelikult ma siin esimese 50 meetri kukkusin vette, aga see läinud ühe korra. Nii on läbi teine nädal algamas. Lisaks me õppisime väga palju üksteise kohta, et meil oli team dinner, kus me õppisime üksteist paremini tundma, nii et ma arvan, et selles algusfaasis see ongi tegelikult kõige olulisem, et kui me tunneme üksteist hästi, siis me saame ka oma tööd paremini teha. Mistakes I have made. None, I have no regrets. Küllaltki palju leidsime teisi screenshot'e, mida teised äpid teevad, aga me otseselt klientidega veel rääkinud ei ole, et me mõtlesime, mida meie siis teha tahaksime, milline tahaksime, et meie see äpp oleks. Meil oli nüüd enne lõunapausi Siimuga kohtumine, kus me võtsime läbi oma Clean Canvas'e ja siis rääkisime, mis on hea, mis on halb, mis asju tuleks täpsustada. Ja siis nüüd käibki selline tõsine töö, kus me tõstame erinevaid kategooriad ümber, üritame mingites elementides täpsemaks minna. Näiteks peamine oli see customer segment, et siis veelgi kitsendada seda, kellele me tegelikult seda mobiiliäpi funktsiooni teeme. Me kaardistasime uuesti ära, millised on meie business plani probleemid ja millist solution'id me inimestele pakume. Ja koostasime oma business plani Clean Canvas'e. Ja miks see on parem, on, et ei ole 20 või 30 leheline business plan, mida keegi ei loe, vaid ta on reaalselt kasulik, kuna siin on ainult kõige olulisemad punktid välja toodud, mida me pakume, mis on see probleem, mida me kavatseme lahendada, palju see võiks maksma minna ja millist väärtust see siis firmale loob. Nii et see on väga, kõik on selline kokku pressitud ja kõige olulisemad infot siis sisaldab endas. Siis me veel kaardistasime kõvasti probleeme, alguses brainstormimisime, pidime 20 probleemi kirja panema, mida mis keegi teha ei suutnud. See ongi väga raske ja siis veel tegime kõik ühe kõne tuttavatele ja siis uurisime enda idee kohta, kuidas saaks paremini teha. Kuna see on kõigile meile hästi südamelähedane, siis on hästi huvitav seda erinevate vaatenurkade alt vaadata ja sünteesida mingeid ideid kokku. Ja tegelikult oli minu arust üks põnev asi, mida ma täna õppisin, et meie oleme sellest probleemist oma grupi sees küllaltki palju rääkinud ja me arvame, mis on need kliendile ka probleemid. Aga täna, kui me tegime neid kõnesid, siis me saime teada, et tegelikult osad asjad, mis meie silmis on probleem ja millele kliendid vajaksid lahendust, paljude jaoks ei ole isegi oluline. Nii et kindlasti see customer research osa on väga oluline faas igas äris ja igas arenduses, mida sa teed siis. Ja tegelikult täna Siim ütles ka seal, et tuleb olla you must be in love with the problem, not the solution. Ja tegelikult üks asi veel, mis meil kohe hommikul Siim rääkis, et see eesmärk on ju tegelikult õppida sellest protsessist. Et samamoodi, et me ei tohi don't put lipstick on pig, et me lihtsalt ei tee mingit asja valmis ja tee väga hea pitch sellele juurde ja müü maha, vaid tegelikult me lihtsalt soovimegi ise siit õppida ja ise areneda ja samamoodi tegelikult ka pangale mingit väärtust juurde pakkuda. Et osa sellest läbiprotsessist on see, et meil on juhendajad, kellega me peame kokku saama ja siis eile käis selline üks lause läbi, et paari nädala pärast teeme siis mingisuguse töötava demoversiooni valmis ja saadame selle 10 000 testkasutajale laiali ja siis mul või nagu see, et kuidas me päriselt 4 nädalaga jõuame mingi töötava asjani on päris huvitav. Ma arvan, kogu see arendusprotsess on hästi põnev ja ma ei teagi, ma ei kujuta ette, kuhu me jõuda võime, aga kindlasti see on põnev.
kuulge, kat, mul jalad juba suurt.